Tere! Minu nimi on Katri, olen toitumisterapeut ja Rimi toitumisnõustaja. Tänase tunni teema on, kas toit saab meid teha õnnelikuks? Ja vastus sellele küsimusele on jah, saab küll. Toit mängib väga suurt rolli selles, kuidas me ennast tunneme. Aga see nõuab meie poolt suurt teadlikkust ja arusaamist, mis on õige toitumine, mis toetab meie tervist. Teinekord on nii, et täiskasvanud kui ka lapsed lohutavad ennast toiduga või panevad ennast paremini tundma läbi toidu. Emotsioonid on tunded, mida me kõik võime elu jooksul tunda. See, et me tunneme emotsioone, on normaalne ja lubatud. Näiteks võid tunda ennast elevil, kui mõtled sellest, et varsti kohtud sõpradega, või tunned suurt muret ja ebakindlust, sest ei saanud päris täpselt aru, mis viimases matemaatikatunnis õppisite. Võib-olla tunned ennast hoopis ebaturvaliselt ja vihasena, sest sind koolis kiusatakse. Enda nii positiivsete kui negatiivsete tunnete väljendamine on oluline. Kui me ei oska ära tunda, mida me tunneme, siis me ei mõista ka, millal me näiteks sööme, et tunda ennast paremini. Emotsionaalne söömine on see, kui sa proovid ennast läbi rasvarikaste ja suhkrurikaste toitude panna paremini tundma. Näiteks sööd sa siis, kui sul tegelikult ei ole kõht tühi või oled saanud halva hinde. Toit võib olla küll naudinguallikas, kuid õnnetunne on saavutatav ka läbi teiste tegevuste kui söömine. Seega, toit ei tohi olla meile ei auhinnaks ega lohutajaks ja hea, et seda vältida, on süüa 3 korda päevas põhitoidukorrad ja hoolitseda selle eest, et see oleks tasakaalustatud. Kui me sööme õigesti ja järgime tasakaalustatud toitumise põhimõtteid, saame me toidust piisavalt energiat ja toitaineid, et meie keha saaks hästi töötada ja et me kehas saaksime toota erinevaid virgatsaineid. Need ained on selleks, et meie närvisüsteem saaks saata erinevaid signaale erinevatesse organitesse meie kehas. Näiteks, täna ma sooviksin põhjalikumalt rääkida 2 erinevast virgatsainest. Üks nendest on serotoniin, mis hoolitseb selle eest, et meil oleks hea tuju. See reguleerib meie meeleolu. Veel reguleerib see meie söögiisu ja und. Kui sa hommikul ärkad ja oma silmad lahti teed ja sinu silmad näevad valgust, siis su keha hakkab tootma serotoniini. Terve päeva toodab see serotoniini kuni selle hetkeni, kui päike hakkab loojuma ja õues hakkab minema pimedaks. Siis hakkab su keha tootma sellest samast serotoniinist hoopis melatoniini, mis toobki sulle hea une. Suuresti toodetakse serotoniini meie soolestikus. Täpsemalt öeldes mikrobiomis, mis asub meie seedekulklas, aga suures osas ennekõike meie jämesooles. Mikrobioom koosneb erinevatest bakteritest, viirustest ja seentest. Veel aitab kaasa see, kui me sööme tasakaalustatud toitumist, et seda serotoniini ja melatoniini toota
ja selleks on oluline, et me sööksime iga põhitoidu korraga valgurikkaid toite. Valku saame me näiteks juustust ja piimatoodetest, me saame seda lihast ja kalast, aga ka tegelikult saame me seda taimsest toidust, nagu näiteks kaunviljadest. Kikerherned näiteks kuuluvad kaunviljade hulka. Siin on veel kikerherned, mis on juba kupatatud ja keedetud ja neid ei pea nii väga töötlema kui need, mis siin kõrval on. Kaunviljade hulka kuuluvad veel ka läätsed. Neid on erinevaid nii punaseid kui rohelisi kui musti. Ja tegelikult kuuluvad kaunviljade alla ka siin maapähklid. Need toidud, mis siin on, näiteks ka see kakao, päevalilleseemned, aga ka kõrvitsaseemned ja täistera kaerahelbed sisaldavad aminohapet nagu trüptofaan. Aminohapped on need väikesed ained, millest siis omakorda me toodame valku. Ja kui sa sööd iga toidu korraga seda trüptofaani, näiteks nende toitude näol nagu banaan ja kakao või hommikuks sööd täistera kaerahelbeid seemnetega, siis saab sinu keha piisavalt seda kasulikku trüptofaani, et toota neid virgatsaineid nagu serotoniin ja melotoniin, mis tagavad selle, et sul oleks hea tuju, sul oleks hea energia ja sa magaksid öösel hästi. Tänapäeval on suureks probleemiks see, kui enne magama minekut me vaatame palju televiisorit või ükskõik missuguseid teisi ekraane, kust tuleb sinist valgust. On selleks nutitelefon, telekas või arvuti, siis hea on vältida enne magama minekut vähemalt tund aega selliseid ekraane. Siis su keha toodab hästi melatoniini ja sul tuleb hea uni ja sa puhkad hästi välja. Annan sulle veel mõned näpunäited, mida teha, et su närvisüsteem saadaks häid signaale sinna, kuhu vaja ja sa tunneksid ennast hästi ja teaksid, millal on õige aeg hoopis korralikult süüa, mitte haarata selle kommi järgi. Hommikul esimese asjana, kui sa ärkad, siis joo kindlasti suur klaasitäis vett, sest terve öö on sinu keha olnud unes, küll aga erinevad organid sinu keha sees on endiselt tööd teinud ja nad väga tahavad vett. Oleme ju 60% vähemalt tegelikult koosneme me veest. Sellisel peale seda vee joomist on hea süüa korralik hommikusöök. Selleks võiks olla näiteks täistera kaerahelbed seemnetega, aga ka näiteks munaroog on väga valgurikas, kus sa leiad ka seda trüptofaani, mis on sinu närvisüsteemile ja vaimsele tervisele väga hea. Peale selle toidab see väga hästi sinu kõhtu. Oluline on ka meeles pidada, et iga päev süüa vähemalt 1 peotäis marju, 1 peotäis puuvilju ja vähemalt 3 erinevat peotäit, erinevat värvi köögivilju, ehk siis 5 portsjonit päevas. Tegelikult on seda väga lihtne jälgida, kui sa tead, et 1 portsjon on 1 sinu peotäis. Hea on see, kui sa sööd 3 korda päevas korralikult tasakaalustatud eine, aga jälgi ka seda, et sa teeksid seda iga 3-4 tunni tagant. Kui see toidukord venib pikemaks kui 3-4 tunni tagant, siis tegelikult sinu veresuhkur kukub ja su energia kukub ja see omakorda tekitab niisuguse tunde, nagu sa tahaksidki seda kommi või seda rasvast krõpsu või sõõrikut, sest tegelikult on su kõht tühi. Kui sa tunned, et sa tahaksid midagi lihtsalt näksida, siis alati küsi enda käest, kas ma olen joonud piisavalt vett, sest tavaliselt me ajame segamini selle tunde, et kas me tahame juua või meil on tegelikult kõht tühi. Nii et kui sa tunned, et sa tahaksid midagi, siis võta ja mine joo klaasitäis vett ja kui sa peale seda endiselt tunned nälga, siis on hea pakkuda endale üks hea vahepala. On selleks siis pähklid, banaan või õun.
aga vaatame, kas meil on ka tulnud küsimusi. Meil on tulnud selline küsimus, kas pimedal ajal on siis normaalne tahta rohkem süüa? Kui meie elame Eestis ja meil on normaalne, et meil on erinevad hooajad ja kui tuleb see pime aeg, siis on eriti oluline see, et me hoolitseksime iseenda eest paremini. Üks viis selleks on magada õigesti, ehk siis 7, 8, 9 tundi. Koolilaste puhul kindlasti hea, kui sa magad kauem kui 8 tundi. Hea on ka see, kui sa lähed õigel ajal magama, ehk siis hoiad kinni ühest konkreetsest kellaajast, mil sa magama lähed. Sest meie kõige parem ja kvaliteetsem uni tuleb just seal kella 10 kuni kella 2 öösel. Nii et selle asemel, et chattida sõpradega Messengeris või vaadata hilisõhtul filmi, on hea, kui sa lähed varem magama. Oluline on see, et me saaksime piisavalt toitaineid ja sellele aitab palju kaasa see, kui sa söödki need 5 köögivilja, puuvilja ja marja portsjonit. Ja kui läheb õues külmaks, nagu meil läheb sügisel ja talvel, siis on normaalne, et me tegelikult tahame rohkem süüa. Meil on tulnud ka küsimus, et kas sünnipäeva tähistamiseks tohib torti süüa? Muidugi tohib, kui see on sinu soov ja see on see, kuidas sa soovid oma sünnipäeva tähistada, aga hea oleks siis enne seda süüa kindlasti hea tasakaalustatud toidukord, kus on natukene valku, natukene köögivilju ja natuke näiteks kas riisi, makaroni või kartulit. Kui sa oled oma kõhu täis söönud sellisest tasakaalustatud einest, siis loomulikult võid sa sinna otsa süüa ka magustoiduks tordi oma sünnipäeva puhul. On ju tore, kui sa saad sõpradega koos tähistada. Meil on tulnud selline küsimus, mida teha, kui ma ei saa aru, kas kõht on tühi või lihtsalt midagi isutab? Kas isudele ei tohi üldse järele anda? Selleks, et sa saaksid aru, kas sul on tegelikult kõht tühi või on midagi muud, mille pärast sa soovid süüa, on hea enda käest küsida. Panna näiteks silmad kinni ja küsida, kuidas ma ennast praegu tunnen? Kas ma olen õnnelik? Kas ma olen kurb? Kas midagi juhtus, mis mind tegelikult häirib? Ja väga hea viis, kuidas selliseid asju näiteks märgata või harjutada nende märkamist, on pidada päevikut. Päevikusse on hea kirja panna kõik see, mida sa tunned, niimoodi, et see kellelegi haiget ei tee, ega see ei pea ka kellegi teiseni jõudma. Vaatame veel, mis küsimusi meil tulnud on. Kas vee asemel võib ka midagi muud juua? Kõige parem meie organismile ikkagi on puhas vesi, küll aga kui sulle täitsa tavalist kraanivett ei meeldi juua, on sinna hea trikk panna sisse näiteks marju, külmutatud marju või sidrunit või apelsiniviile või miks mitte mõni piparmündi leheke. Veel me võime juua päeva jooksul ka näiteks taimeteed. Ka smuutide tegemine on väga hea, sest et ka seal on palju vett. Ja ära unusta siis tegelikult, et me saame värskest toidust ka piisavalt vedelikku. Näiteks kui sa söödki paprikat vahepalaks või õuna või näiteks sööd koolis lõunasöögiks suppi, siis tegelikult ka sealt me saame kasulikku vedelikku, mis meie organismi tööd väga hästi toetab. Nii et ei pea ainult vett jooma. Kui sa ka soovid magusat mahla juua, siis hea on seda samamoodi juua peale suuremat toidukorda, mitte siis suure toidukorra ajal. Sest et siis võib juhtuda see, et sa võtad ampsu, sa ei näri toitu korralikult läbi ja võtad juba selle mahlalonksu ja niimoodi valadki alla sellised suuremad tükid tänu sellele, et sa selle mahlalonksu võtsid. Ja see võib tekitada näiteks ka kõhuvalu.
teine hea trikk selleks, et süüa toitu korralikult, et me saaksime sealt võimalikult palju toitaineid, mis meile head on söömise ajal keskenduda ainult söömisele. See tähendab seda, et sa ei võta nutitelefoni endale kõrvale, sa ei vaata telekat ja sa ei tee ka kodutöid samal ajal, kui sa sööd lõunat või õhtusööki. Sest siis su tähelepanu läheb mujale. Hea trikk on näiteks süües mõelda selle toidu peale, mis su taldrikul on, et kus see tuli, kus see kasvas ja mõelda, kui pika teekonna see on läbi teinud, enne kui see sinu taldrikule jõudis. Hea on praktiseerida ka tänulikkust selle toidu eest, mis su laual on. Vaatame, mis küsimusi meile veel tulnud on. Kas on okei süüa õhtust koos teleka vaatamisega? Ahaa, no sellele me viimase vastusega ka juba vastasime, aga tegelikult on ikkagi hea hoida teleka vaatamine, arvutimängude mängimine ja söömine siiski lahus. Sellepärast, et muidu on su tähelepanu mujal ja sa ei saa arugi, kui juba on tegelikult taldrikult otsa saanud, on need siis krõpsud või on see su õhtusöök ja siis sa võib-olla ei tunnegi, et su kõht on täis saanud, sest et sa pole olnud kohal selle söömise jooksul. Ja see võib tekitada sellist olukorda, kus sa tegelikult tunned, et sa tahad veel süüa. Et ei ole see signaal jõudnud siia ülesse, et tegelikult on mul kõht täis, sest sa oled nii sellest multikast või arvutimängust siis hõivatud. Aga rohkem ei olegi meil küsimusi tulnud. Mina tänan ja soovin sulle ilusat päeva jätku